Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. 30. aprill on käes, tere tulemast kuulama aprillikuu viimast digitundi. Digitundi on eetris, kell on 11 läbi ja stuudios Hans Lõugas, Henrik Roonemaa uudisteportaalist geenius.ee ja meie tänased saate teemad on umbes täpselt sellised. Me räägime eelmise nädala ühest suurest uudisest nii-öelda paroolilekkest, kus üle 200 000 eestlase või Eesti kasutaja konto andmed pandi interneti välja. Hiljuti teatas riik, et jagab 20 miljonit eurot selleks, et kõikidesse maanurkades saaks kiirinterneti, aga üks idefirma ütleb nüüd, et plaan vajub kokku. Üks veebiteenus, mida vist küll peaaegu kõik eestlased kasutavad, sai endale uue ja märkimisväärselt teistsuguse kujunduse, mis enamuse kasutajateni ei ole veel jõudnud. Me räägime sellest. Kas Sony pisiketelefon Compact on hea? Ja saate teises pooles vaatame, kuidas lõpusirgele on jõudmas ajujahi konkurss ja mis on need põnevad ja ikkagi täitsa käega katsutavad reaalsed asjad, mis sealt tõenäoliselt lähemate aastate jooksul Eesti elu rikastama tulevad. Digitund. Hakkame saatega pihta ja selline veider lugu juhtus siis, me peaks ütlema meie toimetusega viimase nädala jooksul. Nimelt meile kirjutas keegi inimene, kelle nimi ei ole ka, kellel oli pseudonüüm, aga ma arvan isegi see pseudonüüm ei ole nii väga tähtis. Tõenäoliselt kirjutas anonüümse meiliadressi pealt inimene, ütles, et tema kavatseb teha sellise asja, et paneb teisipäeval kell 12 Eesti aja järgi täpselt teeb siis avalikuks rohkem kui 200 000 Eesti inimese e-mailid ja paroolid, nii et siis aegade ja aastate jooksul varastatud ja lekkinud konto andmed, et ta paneb need netti välja ja et kas Geenius äkki sooviks eksklusiivlugu ja siis intervjuud temaga sellest teha. Ja me kalkuleerisime seda nii ja naapidi ja me soovisime lihtsalt sellepärast, et kui meie poleks seda teinud, siis keegi teine oleks selle ära teinud ja see lugu ei ole nii lihtne, kui see inimene seda proovis esitada. Huvitav oli see, et ta ütles, et tema ei ole see häkker, tema ei ole neid varastanud. Et kuskil netis liigub ringi üks BitTorrenti fail, kus need emailid ja lahti murtud paroolid. Kui nad lekivad, nad on tavaliselt krüptitud, aga siis on juba lahti murtud paroolid, et need on seal netis olemas. Selles failis, et tema lihtsalt võtab selle faili ja teeb selle sisu otsitavaks, aga samal ajal ka siis varjab emailid ja paroolid osaliselt tärnidega nagu ära, et ikkagi täis avalikustamist ei tule. Aga et tema endaga, et see põhjus, miks ta seda nüüd siis teeb erinevates riikides üldse üle maailma on see, et tema endaga juhtus selline asi, et tema kontoandmed varastati ja et ta tahab siis sellega demonstreerida, kuivõrd lihtne see on. Kuivõrd vabalt on siis nende sadade tuhandete inimeste kontoandmed kättesaadavad. Me sellise loo tegime, aga see ei ole, see on nagu suur uudis ja ei ole ka. Sina oled ju varem ka kirjutanud meil sellest, et seda leket on varem ka toimunud. Jah, mõnes mõttes Eesti on riik, kus juba ühest küljest on inimesi väga huvitas ja see läks kõigile väga korda. Aga teisest küljest tõesti, kas see oli vist eelmisel aastal või juba üle-eelmine aasta, kui öeldi, et näete, suur hulk eestlaste paroole on lekkinud. Ja nagu sa ütlesid, see leke toimus varem. Millal? Aastate jooksul on see lekkinud. 10 aasta jooksul on need paroolid kogunenud, mis on siis lahti krüptitud. Aga ma arvan, et siiamaani on inimesi, kes leiavad oma meiliaadressi sellest nimekirjast. Nagu sa ütlesid, et pole päris avalikult loetav meiliaadress, aga jube ära tuntavad. Eesti on väike riik ka ja kui saad vaadata domeeni lõppudega, kas seal on err.ee ja eesnimi perenimi, eks ole, et siis hakkab enam-vähem nagu juba tulema. Tegelikult saab aru ja inimesed, see töötab tegelikult, see töötab äratuskellana ja ütleb, et kui sa oled need varasemad 1 kord, 2 kord, 3 korda, kui on hoiatatud, et vaheta parool ära. Kui sa oled varasemad korrad selle hoiatuse maha maganud, no äkki siis sa nüüd märkad. Sest et, mis paha on? Paha on see, et keegi võib proovida seda meiliaadressi ja seda parooli, mis seal on mõnes teises kohas. Et see ei ole seotud, et sinu postkasti saab tingimata selle parooliga sisse. Küll aga võib-olla kas Facebook, mõnes e-poes, mõnes kolmandas kohas. Ja isegi kui sa mõtled, et ma ei kasuta seda kontot mitte kunagi, et seal ei ole midagi väärtuslikku, minge vaadake. Siis oht on selles, et
kes sinna sisse läheb, võib ju esineda sinuna. Võib sinu identiteedi ära võtta, saata sealt, teha mingeid tellimusi, teha mingisuguseid, saata kirju, esineda sotsiaalvõrgustikus sinu nimega, nii et mis iganes olukord on, kus te näete, et teie parool on kuskil lekkinud või keegi võiks seda kasutada, siis parem on alati see ära muuta ja selles mõttes on see nagu ühekordne samm, mis annab nagu turvalisuse edaspidiseks. Jah, aga mis oli veider kogu selle asja juures on see, et sul on nagu, ma ei tea, kuidas seda nüüd öelda, me oleme eetris, me võime nüüd arutada selle üle, et see oli üks väga veider juhtum, väga veider nagu avalikustamine, et sulle kirjutab keegi, kes ütleb, et ta ei ole häkker, et nüüd, aga mingil X põhjusel ta nüüd paneb sellise väga tundliku materjali netti üles, et tehke suur lugu ja siis mingil X põhjusel ta selle materjali, mis ongi tundlik, otsustab nii-öelda teed tundlikustada või ta asendab ikkagi need väga tundlikud paroolid ja emailid asendab ise tärnidega või et see on nagu selline liivakasti mäng või et ta tegi seda mitte isegi siidikinnastes, vaid ikkagi nagu totaalselt ohutult ja et siis sul on nagu selline häkkerilaadne toode, kes ise ütleb, et ta ei ole häkker, aga kes kirjutab sulle nagu perfektses inglise keeles koos komadega, suur ja väike tähtedega ja kes küsis artiklit ülevaatamiseks. Ma küsisin, et kas sa oskad eesti keelt, ütles, et ei, ma näitan seda oma Eesti sõpradele ja pani smaili sinna lõpuni. Ma lõpuni nagu ei välista, et see võis olla kellegi väga nutikas ja selline ebatavaline PR-reaktsioon. Ja lihtsalt selleks, et tõmmata näiteks probleemile tähelepanu, et võib-olla on seal taga mõni PR-firma või mõni PR-konsultant või võib-olla mõni küberturbega ja selle tegelev inimene, kes otsustas natukene ühiskonda siis õpetada ja harida, et igal juhul, kui seal on midagi sellist, me tervitame siis teda, et hästi tehtud. No selge on see, et see ei ole ainult Eestile pühendatud, sellepärast sellel saidil ta on korraldanud samasuguseid kampaaniaid, nii-öelda teadlikkuse tõstmise kampaaniaid teistes riikides ka ja siin eri riikide kaupa need sorteerinud. Aga natuke huvitav on see, et Eesti alla on koondatud .ee lõpulised meiliaadressid, aga näiteks ta on siia pannud ka sellise asja, mis on .org lõpuline domeen, mis kuulub siis NATO küberkaitsekeskusele ja sealt on lekkinud 5 kontot. Ja ta on liigitanud, et see on Eesti oma, nii et ta on teinud taustatööd, et missugused rahvusvahelised asutused asuvad Eestis, mitte ainult .ee lõpuga, vaid ka .org lõpuga. Seal kõik on nagu palju selliseid küsitavaid ja kahtlasi nagu asju. Aga tuleb kuulajatele öelda, et me vaatasime selle saidi üle, see ei ole koht, kus jagatakse inimestele pahavara. Selle hetkel ei jagatud. Praegu sul pole ka veel teadet tulnud. Riia riigi infosüsteemi ametilt küsisime ka üle, et öelge, ega see ei ole mingi kellegi petukas. Ei, praegu seisuga ei tohiks olla, nii et otsest nagu ei ole mingi ohtu, aga ma saan aru, et sul kahtlustest. Mul on selline ajakirjanik õpetatakse skeptiliseks ja kui mingid asjad nagu päris hästi ei klapi, et ma tervitan seda väga eesti keele ja meediahuvilist noort IT-töötajat kuskilt välismaalt, kes otsustab üle maailma sellised avalikustamiskampaaniat teha ja kellel on Eesti sõpru, kellele väga väikse etteteatamisajaga näidata eestikeelseid artikleid faktikontrolliks üle, kes oskab küsida faktikontrolli. See ei tea jah, aga üks oluline asi veel, millest peab aru saama, nii palju kui mina mõistsin, siis need kontod ei ole lekkinud nendest teenustest, mis seal kirjas on. Need ei ole lekkinud a la ERR-ist või Justiitsministeeriumist või HOT-st, vaid need on lihtsalt need meiliaadressid, millega inimesed on ise registreerinud ennast kohtadesse, kust on lekkinud. No, see Dropbox või Flickr või mis iganes need välismaa asjad on lekkinud. Et ei tasu arvata, et seal on eesti.ee lõpuga aadressid ja siis tähendab riigiportaalist andmed lekiks. Ei. Et see inimesed on kasutanud seda aadressi Dropboxis või LinkedInis. Hüva. Seega, selline huvitav juhtum, nii et kui teil härra häkker on veel midagi lekitada, võite teinekord ka kohe eesti keeles kirjutada, me paneme ikka üles, aga väga lõbus vahejuhtum. Lähme siit pausile ja siis tuleme tagasi. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Läheme digitunniga edasi ja meil on nüüd kolmas vestluskaaslane ka, Martin Mets. Tere Martin. Tere. Martin, võtsime sind sellepärast liinile, et sina oled meist kõigest kolmest kõige rohkem hoidnud käes ja kasutanud Sony uut väikest telefoni. See on siis Sony Xperia XZ2 Compact. Ja sellest me siin
nädal või 2 tagasi rääkisime sellise väga kiire esmamulje, kus ma ütlesin, et mul oli ta nädalavahetuse käes, tundus igati meeldiv telefon ja mulle tundus, et nad on ka oma kaamerat palju rohkem korda saanud kui varem. Aga Martin Geeniuse tegevtoimetajana siis võttis ja testis seda telefoni ja ilmus siis reedel telefoni arvustus, Geeniuse arvustused on hinnatega jah või ei, roheline või punane ja Martin pani sellele ei. Seetõttu meil on Martin saates ja me küsime, miks sa ei panid sellele telefonile? No, ma olen ikkagi natuke pettunud, tead. Sellepärast, et Sony nagu pidi endal selle kaamera värgi korda saama. Ja see väga paljudes olukordades on väga-väga hea, mis need pildid sealt tulevad. Aga mingitel hetkedel need lähevad ikkagi täiesti võssa sealt, mis tuleb. See on nagu natuke nagu aru saamatu, et mis neil seal isegi natuke valesti on läinud. Toiks näide selle kohta kuulajatele, mis valesti läheb, kui sa pildistad? Näiteks kui ma tegin toreda tänava vaate Tartust, siis kus oli ilus sinine taevas, pilved, siis see kompakt tegi väga kena pildi tänavast, teest, aga mida ei olnud seal peal oli taevas, oli lihtsalt selline täiesti ära põletatud valge. Tal on komme jah, neid pilte väga eledaks säritada ja kohati ta läheb sellega liiga hoogu, mis tähendab, et taevas põleb ära. iPhone näiteks teeb seda sama, aga saab enne pidama. Et see tulemus on see, et pildid on vähem loomulikumad, aga rõõmsamad ja eledamad ja sa näed sealt nagu rohkem, aga Sony läheb üle piiri väga tihti. Ja teine huvitav asi, mis ma vaatasin testipiltide pealt, on ööpildid. Kus kohati on, see pilditöötlus on niivõrd agressiivne, et see mingid ööpildid, mis meil siin olid, näeb välja nagu multikastseen. Jah, et ma ei tea, midagi on ja selles mõttes, miks siis seda kompakti võtta, et alles jäävad ainult need asjad, mis on varem olnud, on need samad, et ta on väike, ta on nüüd sama võimas, ta on küll sama hea terava ekraaniga, et need argumendid on olemas, mis on alati olnud, veekindel on ka nüüd 2 aastat järjest jälle, aga see kaamera, mis nagu võiks olla see variant, et just see asi, mis paneks seda eelistama mõnele teisele tipptelefonile, seda nagu ei ole. Aga tipptelefon ei ole ju, Martin, mis oleks sama väike tipptelefon praegu? Ega ei ole, sellist ei ole, aga samas see kompakt on ise muutunud ka suuremaks ja paksemaks. Ta ei ole enam nii väike, et ta on ka nüüd 5-tollise ekraaniga, ta on oluliselt paksem 12 mm, mis tänapäeval ikkagi 600 eurost telefoni annab leida sellist, mis on 12 mm. Ta on väga-väga paks ja ta on ka väga raske muide, see on kohe kätte võttes tunda. Ja ta on 40 grammi raskem kui see eelmine mudel, et tõesti, tõenäoliselt ma ei tea, mille arvelt, see ei ole ka aku arvelt, sest see aku on alla 3000 milliampri, mis on tänapäeval üsna väike, see aku on okei, aga ta ei hiilga otseselt siin teiste telefonide kõrval sellega. Teate, mis ma mulje on, kui ma teie jutu kokku võtan siit, et kompakt on olnud Eestis väga oluline telefon, seda müüdi tohutult palju, neid varasemad põlvkondi. Eesti inimestele meeldis väike telefon, mis on ikkagi tipptehnika, aga me oleme välja kasvanud sealt, kus inimesed ei julge osta suurt telefoni. Inimesed ostavad juba suuri, üle 5 tolliseid, 5,8, 5,9 lähevad kaubaks. Et selle kompakti see väärtuspakkumine hakkab ära kaduma. Ta on ikka väga kallis, aga sa ei ole mõtet seda väikest telefoni osta. Aga samas, kui sa tahad väikest, siis ega sul tõesti ju midagi eriti valida ei ole. iPhone SE on juba aastaid vana. Võib-olla me nüüd näeme siin suvehaku luut. Sellest on nagu räägitud. Seda ma ka ei usu, sest ei ole seda SE-le seda väikse himu enam inimestele. Ei tea, aga ma arvan, et kui see Sony tuleb hinnas alla paratamatult ühe korra see ju juhtub, et siis küllap ta jälle müüma hakkab, et ma eriti ei kahtle, aga seda tema võlu on küll, mulle ka tundub väiksemaks läinud ja see kaamera siin on kummaline. Aga ütle Martinile aitäh ja lähme siit teiste teemadega edasi. Sina, Hans, võid meile rääkida kaablivabast püsiühendusest või kuidas seda peaks sõnastama? Levikom näitas tõesti eelmisel nädalal siis oma uut tehnoloogiat, et sa saad püsiühenduse koju, antenn pannakse maja otsa, suunatakse Levikomi masti poole ja 1 gigabit tuli läbi, nägin ära. Aga sellest ma rohkem ei räägi, sellepärast et näitasid seda, aga ei müü seda. Miks? No nagu Starman pakkus vist 2017 aastal, millal neil demo oli, tegime gigabitsi koduinterneti ja siis ei pakkunud seda. Ehk siis küll nad varsti hakkavad, aga see on siuke demo, mis on põnevam. Levikom selle juht pani kõvasti puid alla, siis hiljuti selle riigiplaanile anda 20 miljonit toetust ja 20 miljonit toetust selleks, et ühendada Eesti kaugemal nurgad ära siis püsiühendusega.
nüüd kohe tuleb aru saada sellest, miks Levikop nii vihane on, nemad jäid sellest välja, neid ei võeta sinna mängima, sinna liivakasti, kuna tehti reegel, et selle riigi rahaga saab inimesi ühendada kiiresse võrku ainult siis, kui sul on juhe või passiivne võrk. Mis tähendab juhet, valguskaablit. Nemad ehitavad siis üle õhu sidet, aga peale selle isikliku nii-öelda väljajäämise põhjuse tundus olema neil mitu argumenti, miks nad ütlevad, et see plaan 20 miljonit laiali jagada ei tööta hästi. Ja eelkõige põhiline asi on see, et lõpuks pole keegi ei oska garanteerida, mis hinnaga inimesel siis kodus internet maksma hakkab. Sellest, et praegu on selle toetuse plaani juures räägitud ainult sellest, et tuuakse sulle kuselad turutõrke piirkonnas, tuuakse sulle aia taha see fiiberoptiline kaabel, kui sul veab. Ja siis sa maksad 200 €, et tuleks see kaabel tuppa. Tõid sa kohe läbi seina su tuppa. Aga see ei ole absoluutselt turuhind, et tegelikult selle kaabli toomine tuppa maksab 1000 €, seal on projektid vaja teha, et see läheb mingisugune elektri või veekanal trassidega risti ja nii edasi. Ja lõpuks keeratakse see hind, peidetakse ära. Nii et kui sa siis oled see inimene, sul on toodud tuppa see kaabel, maksad ise 200 €, siis tegelikult keegi ei garanteeri sulle, et sa saad nagu mõistliku hinnaga hakata siis interneti püsiühendust ostma. Aga sa arvad, et kui näiteks Tallinnas on, ma ei tea, Telial või Elisal või kellel iganes on püsiühenduse hind, näiteks, ma ei tea, 20 on, et siis täpselt sama asi maal, täpselt sama teenusepakkuja, täpselt sama võrk oleks näiteks 30 või 40 või. Et kuskil elavad inimesed, kelle jaoks täpselt sama teenus on kallim üle riigi. Ma kahtlen selles. Ei, ma tahan öelda seda, et nende kriitika põhineb sellel väitel, et sa ei saa inimesele seal maal, isegi kui tal on see fiiber tuppa toodud, konkurentsivõimlise hinnaga seda ühendust müüa. Ja inimene ei võta seda, et isegi 5 € hinnakallidus juba ütleb, tänane Eesti tarbijate seis on, et ma ei taha võtta sult mingit kallist internetti ja ma ei võtagi. Ja tulemus on see, et maksumaksja rahaga on ehitatud tohutult fiibrit, mis jääb seisma. Kuna inimesed reaalselt lõppkliendid siis igapäevaselt kuutasu ja liitumistasu vaadates näevad, et see on palju kallim, kui et ma istun näiteks 4G otsas või mingil muul, lepin mingi odava hinnaga. Et Eesti tarbija on hinnatundlik ja seal on peidetud kulud. No see on ühe teenusepakkuja kriitika, kes jäi mängust välja, me saame teha motivatsioonist aru, aga kuulame ära, kas sel nädalal äkki majandusministeerium vastab, et mis nad selle kohta kostavad, kuna selle 20 miljoni jagamine ei ole veel täiesti lukus. Ja ma ei tea ka, et mismoodi see lahendatakse, et mis see küsimus, et mis hinnaga seda internetti seal siis müüma hakatakse. Mina nagu eeldaksin, et kui teenusepakkujatel, meil on üks teenusepakkuja näiteks, kes tegutseb üle riigi, olgu see tõesti Telia või Elisa, eks ole, kes tegutsevad kõikjal, et siis nende samad paketid on sama hinnaga sõltumata sellest, kus see klient asub, kas ta astub Tallinna kesklinnas või asub mõnes väikses külas, kui talle see fiiber juba tuppa tuleb. No võt, seal on veel see, et riik annab raha, et tuuakse fiiber tuppa, aga siis selle fiibri ehitaja on kohustatud selle rentima 3 siis sidefirmale. Ja see tekitab konkurentsi, väga tore. Jah, aga siis kui kõik need 3 sidefirmad vaatavad, et selle fiibri rentimine läheb maksma väga palju, juba fiibri rent läheb nii palju maksma, et me ei saa lõppkliendilt seda raha tagasi, siis keegi ei tulegi sinna. Et see on nende arvates oht. Kuna näiteks see, et selle 200 € on, küsitakse seaduse järgi kliendi maja ühendamine, aga tegelikult läheb see 10 korda rohkem. No ja ma loodan, et esiteks majandusministeerium, kui ta neid konkursi või neid tingimusi teeb, et ta ikkagi mõtleb selle peale, et mis hinnaga, et keegi ei saa hakata mingeid absurdseid hinnakujundusi nendele internetipakettidele seal maapiirkondades tegema, et kui riigi rahaga on see kaabel sinna tuppa viidud ja siis edasi on tõesti juba turu küsimus, et kas inimesed sama hinnaga nagu Tallinna inimesed ostavad endale internetiühendust ja telet, et kas maal elavad inimesed on ka nõus ostma. Hoiame igatahes teid väga kursis sellega ja vaatame, kuhu see jõuab. Jaa, aga oluline on, me lubasime ka mainida, et üks väga oluline kujundusuuendus on väljas netis, nimelt Gmail saab uue kujunduse. Te võite kõik minna Gmaili ja üleval paremal, kus on see hammasratta märgike, võite vajutada sinna peale ja siis saate proovida uut kujundust, see on väga teistsugune kui see, mis praegu on. Esimene hetk võtab silme eest kirjuks, laske natuke settida, see on hea vein, mis peab natuke hingab ära, vaatate peale ja saate aru, et tegelikult on need asjad ja elemendid seal tehtud silmale väga mõnusasti haaratavaks, et aga väga harva juhtub seda, kui üks nii laialt levinud teenus teeb nii suure kujunduse muudatuse, et sellest isegi ühe nupu teise kohta tõstmisest tuleb alati suur jama. Et julge samm Google'i poolt, aga mulle ka meeldib. Ma julgustan inimesi katsetama, et varem hiljem tuleb see niikuinii kõigile. Me teeme siia pausi ja siis räägime ajujahist edasi.
digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Digitunni teine pool on käes ja meil on kaks külalist, Mailis Plooman Elisast ja Harri Tallinn, kes on ajujahi tiimijuht. Ja me räägimegi teise poole ajujahist, et see on selline ju mitmeaastane korduv ettevõtmine Eestis, eks ole, kus otsitakse siis, kas kellelgi on hea idee Eestis üldse ka või ei ole. Ja et mis see hea idee peaks olema. Ajujaht on jõudmas lõppsirgele selles mõttes, et hea mitu nädalat saadet on veel ees, aga terad ja sõklad hakkavad väga eralduma, top 7 on selgunud ja nüüd on veel top 7-st üks on ka minema saadetud või välja kukkunud. Et räägime seisust. Nendel inimestel, kes ajujahti ei jälgi, Mailis, sina oled seal, sa oled mentorilaadne. No sel aastal on segane et kõigepealt ma olin mentor ja siis ma olen žüriis olnud siin vahepeal, päris alguses olin žüriis ja nüüd lõpupoole, et ma olen jah nagu väga erinevaid mütse kandnud sellel hooajal. Okei, ütle kaks firmat, kes sulle sealt praegu kuidagi väga silmane on, see on mõelnud, et võt neist saab küll suur asi. Võt ma ei tea, kas suur asi, aga ma tean väga täpselt kahte asja, mida ma ise kasutada tahaks. Ma tahaks õudselt, et selline, no ma ei tea, nimetame siis äpiks nagu see basket tuleks lõpuks ometi turule. Nemad on siis need, kes teevad ise teeninduskassa lahendust sinu telefoni, et sul ei ole vaja pulti, sul ei ole vaja kellegi seda ise teenindus füüsilist kassat, sul on telefon, sa käid poes ringi erinevates poodides, maksad oma telefoniga ära ja jalutad poest välja. Kas siis skännid neid ribakoode oma telefoniga? See on asi, mida siis lõpuks, mis jõuab inimeseni, päris inimeseni, läbi Selveri, läbi Maxima, Rimi, Prisma on ju, et see ei ole et see basket on siis nagu, on see lahenduse pakkuja nendele? Jah, just nimelt, et ta liidestab ennast erinevate poodide süsteemidega ja see on tõesti asi, mida mina kohe nagu kasutaks. Kus seda nüüd praegu täna kohe näha saab? Voot tänasel päeval minu arvates kas nad Tartus on laivis juba? Tegelikult täna võtavad ja integreerivad seda ühe teist poega nii-öelda. Sest suurte poodide küsimus ongi alati olnud neile, et kus see juba töötab. Et nemad ei taha kohe kasutusele võtta, kui nad pole kuskil seda näinud. Aga kus see üks huvitav pood on? See üks huvitav pood, nad proovivad seda Tartus ühes biomarketi poes ära teha. Aha, millises sa tead peast? Peast ei tea. Okei, nii et otsige läbi Tartu biomarketit. Ma loodan, et nad paned sildid ka välja. Kui see asi valmis saab, siis nad kindlasti annavad selle teada, et täna integratsioon käib ja loodetavasti on see olemas varsti. Mul on selle küsimus, miks see ettevõte nii eriline on, sellepärast, et eks need ju jaeketid teevad ise oma neid kõiksugu Selve kassasid ja kõiksugu kassa lahendusid, teevad ära selle asja ja... No teevadki igaüks ise, ikka sa pead minema ja kõõluma seal kusagil ja kassapidajat mängima, eks ju, või siis sa pead seda pulti otsima ja siis see pult ei tööta ja must ja kõik need muud asjad. Ei, no ma reaalselt homme kasutaks. Ja see küsisid teist veel, ma arvan, et see teine, mida ma nüüd sellel suvel kohe tahaks kasutada, ilmselt on Biofire. Ehk siis ilma... No, minule meeldib mõte just selles, et ta on ilma lõhnata ja ilma igasuguste lisamaitseteta süütekeel. No ühesõnaga selline... Grill? Ei, keel. See keel, millega sa võid kamina põlema panna või grilli või millegi põlema panna. Ja? Et sul ei ole vaja seda süütevedelikku, millel on haise, millel on rõve lõhn. Kas see nüüd ei ole, enamus süütevedelike poes on kirjaga lõhnatu? Ei, no nad ei ole lõhnatud. Okay. Aga see on või? See on jah. Millest nad teevad seda? Mis see leiutis on seal, kuidas nad tegid? Ilmselt see mingi kokku pesitud loomarasv umbes midagi sellist. Nad ei ole keemik, ei oska öelda, aga töötab ja näeb nagu hea välja. Võt see on teine asi, mis nagu päris inimestele kohe nüüd ja... Vaata, aga need on siis mingid sellised, ongi sellised kuubikud? Ei, ta on keel, ta on nagu sellise vedel, nagu... No jah. Poolvedel? Poolvedel, mitte nagu, jah, nagu tuubis. No jah, aga ta on läbipaistev, eks ju. Marmelaad, jah. Marmelaad, mis põleb, jah. No need on sellised... On küll praktilised asjad, jah. Just. Kõlab küll nii tegelikult. Kas sa oled neid mõlemaid ise kasutanud ka juba? No see basketit ei saa ju veel, esiteks ma ei ole Tartus, eks ju, ja teiseks nad ei olnud veel nagu siiamaani laivis. Kas nad tõid teile stuudiosse 4 tomatit ja 5 apelsini ja sa said neid skännida? Ja mina olen saanud nagu skännida reaalselt nagu mock-up'ina seda testida küll, et mulle meeldib see UI ka, mida nad kasutavad. Ja grillikeel ma tean, et on ka täiesti nagu praktiliselt olemas ja kasutatav, olen näinud põlemas teda ka. Seda ma olen kasutanud ja see tõesti töötab väga hästi. Sina Kadjaari, millest nad teevad seda või? Nad kasutavad bioetanooli ja veel mingeid aineid, et see on nagu nende saladus, millest nad täpselt seda teevad. Vetikad. Ühesõnaga ajujaht on seal maal, kus ei piisa sellest, et on hulk inimesi hea mõttega, vaid nad peavad reaalselt selle asja valmis ka tegema. Loomulikult, see on ju tegelikult see nii-öelda ultimate goal, see on, kuhu nad tahavad välja jõuda, et ajujaht on kõigest üks vahend, millega nad võiksid jõuda siis oma äri üles panekuni. See on kogu asja eesmärk.
ja üldse selle aasta top 7, top 30 tegelikult oli äge juba, aga top 7 oli nagu eriliselt tugev sellel aastal, sellepärast et ja nad kõik on sellised, et ükskõik kui nad sealt ka saatest välja kukuvad, siis me kindlasti kuuleme nendest kõikidest, osadest võib-olla mitte Eestis, aga kindlasti kuuleme. Nad on kõik ikkagi seda nägu, et nad tahavad edasi minna sellega, on ju? Jah, et no minu arvates isegi top 30 oli sellel aastal vähe sellised, kes lihtsalt mõtlesid, et tuleks ja prooviks ja vaataks, mis siis saab. Et neil on ikkagi nagu reaalne, nagu ettevõte tuleb sellest ühel hetkel. Mul on väga selline tuttav tunne, sest üks aasta vedasin paari sõbraga Kihla, kes võidab ajujahi toonase ja ütlesin, et kõige suurem potentsiaal on ühel ettevõttele, kes teeb tarkvaraplatvormi siis nutitelefonidele, mis meil lastele, kas see oli Kiidsos? Ta võitiski ära. Ja siis kadus aga ta kohe järgmine päev kadus maailmast ära umbes. Et mul lihtsalt eeldevad negatiivsed näited ja kindlasti väga paljud häid on ka, aga see oli Nad mässasid umbes augustikuuni veel, nad käisid ka Euroopa Innovatsiooni Akadeemias ja said veel päris ägedaid mentoreid ja täitsa selliseid isikuid USA-s suurte telekomide juurest, kes olid nagu alguses ka väga huvitatud, aga mingi hetk neil jõud kahjuks auges. Aga mis see põhjus oli, sa mäletad, kas sa suhtlesid nendega hiljem ka? Tegelikult nüüd väga konkreetset põhjust ei öelnudki, aga neil oli igasugu muid ja põnevamaid tegemisi ja projekte pooleli, et nad täna ka tegelevad erinevate väga selliste konkreetsete IT-arendustega, et ju see oli siis tasuvam või läks natuke raskeks, ega operatsioonisüsteemi loomine ongi ju raske, nad tahtsid operatsioonisüsteemi kui sellist luua täitsa uut. Konkureerid Google'iga, see on raske. Aga ei ütleme niimoodi, et vähemalt nendest, kes täna jäänud on nendest 7, ma arvan, et Eesti inimesed kuulevad InLimitist kindlasti veel. Mis räägime InLimitist? InLimit on, nad küll kukkusid välja nüüd eile, eks ju, aga eile neljapäeval, millal oli saade, siis nad kukkusid sealt küll välja esi 7, aga nende mõte oli väga lahe, nemad tahavad premeerida neid autojuhte, kes sõidavad liikluses õigesti, ehk siis sõida ei ületa piirkiirust ja ei sõida ka, algne mõte oli ka see, et nad ei tohiks ka liiga aeglaselt sõita. Väga hea mõte. No just täpselt, et sa sõidaksid normaalselt, nii nagu normaalne inimene, siis sa kogud preemiapunkte, nende preemiapunktides saad siis, ma ei tea, nende partnerid, šokolaadi, kohvi, ma ei tea, bensiiniliitri võib-olla odavamalt, tasuta parkimist, no mis iganes. Kiirem auto. Kiirem auto, ei sponsoreerib BMW. Aga kui see tähendab, et kuks ajujahist välja eelmisel nädalal, siis no see on paratamatult nagu programm, eks ju, et kui sul iga nädal kukub keegi välja, siis midagi kellegi pidi välja valima, eks ju. No siin on ju ka meeskondi, kes tõesti jõudnud ka top 7, aga täna väga hästi tegutsevad edasi, juba tõstavad investor raha, näiteks meremeeste äpp, kes püüab kokku panna Standby-mate, nemad käisid meil Restardi saates isegi rääkimas ja täitsa müüvad üle maailma, et ütleme, nad on väga kaugel veel sellest, et me ütleks, et on Eesti edulugu, aga nad midagi teevad ja täitsa nagu kommertshuvi on olemas, käive on olemas, midagi toimub. Täna nad ongi tõstnud oma esimese väikse summa selleks, et testida nüüd ära, et kas õnnestub seda asja hakata nagu suuremaks ajada. Ja siis mingi asi oli meeldis sinu lemmikud, kas olid need ämmaemandad olid sul, kes sulle meeldisid või? Ja nemad olid eelmisel aastal. Ja ämmemad ka tegutsevad. Aga ma mäletan, et sa rääkisid nendest väga põlevil silmi, et kuidas neil läheb? Neil ka täiesti läheb, selles mõttes, et nad on tänaseks on aasta ja rohkem on möödaseks ja kuna nad on endiselt tegutsev ettevõte, siis ja endiselt töötavad oma idee kallal edasi ja järjest tulevad laivi erinevate uute lahendustega, nii et need asjad, millest nad rääkisid, need on täna olemas, on see videochati võimalus ja sul on ka võimalik tekstiliselt siis küsida. Aga nad tahtsid minna ju kohe või läksidki välismaa turule minu meelest või? Oli siin juttu? Lähevad, jaa, kindlasti lähevad, aga nende mõte oli kogu aeg see, et nad tulevad siin Eestis, tulevad turule, testivad, õpivad, katsetavad ja siis hakkavad tükk haaval minema. Üldse eelmine aasta oli väga meditsiinikeskne, võitis TempID lõpuks, keda me ka ootame nüüd, et kes nüüd siis Tervisekaitseameti või mingisugust luba nad siiamaani taotlevad, eks ju. Kas see oli see mingi kleps või mingi plönn, mida sa paned otsa ette või naha peale? No naha peale paned ja siis see mõõdab temperatuuri, mis laste puhul on eriti mugav, aga ma ei tea, täiskasvanute puhul ka tõenäoliselt, eks. Aga sellel aastal on praktilisemaid asju palju, nagu füüsilisi tooteid ja selliseid nagu käega katsuda. Seda võisime 30 pealt näha jah, et hästi palju oli selliseid asju, mida sa said nagu ka käega katsuda võrreldes nagu varasemate aastatega. Hüva, me teeme siia pausi ja siis jätkame juttu. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Digitund läheb edasi, me räägime ajujahist, mille lõpp nagu paistab.
mida sa, Mailis, kui sa seal vaatad neid 30 ja ma ei tea, palju neid alguses on ilmselt veel rohkem, keda sa pead vaatama? No üle 100 on need, mida näeb, üle 300 oli see aasta, mida nägi kirjalikult, siis 100 näeb füüsiliselt, kes käivad pitchimas, nendest saab 30, kellega siis tööd hakatakse tegema ja 30-st sai sel aastal 7, kes siis päriselt läksid nagu teležürii kohe siukse väga valvsa pilgu alla. Mida sina otsid nendes? Selles mõttes, et tõenäoliselt sa ju ei tunne neid inimesi, sa näed esimest korda, kõigi jutt tundub veenev enam-vähem, et kellel päris mingi haige idee ei ole, aga kuidas sa teed vahet? Tead, ma arvan, et muide see on väga hea point sul see, et kõigi jutt tundub veenev, et vahel nagu loed kirjalikult seda juttu, mida siis sinna paarisaja hulka nagu kirja pannakse, eks ju, ja siis mõtled, vau, kui äge mõte ja siis sa näed seal top 100 pitchil seda tiimi ja mõtled, et jumal küll, et kust nad selle jutu küll maha kirjutasid, et ikka üldse ei saa aru, mis sinna kirja oli pandud. Ja vahel on vastupidi, et nagu kirjalikult mõtled, et selliseid asju on ju nii palju tehtud ja siis näed tiimi ja mõtled, et vau, mis tiim. Aga ma arvan, see vastus sinu küsimusele eelkõige on see, et top 100 hulka sa saad nagu kihvti mõtte ja ideega, top 30 hulka sealt pitchist edasi saad siis, kui on näha, et seal on tiim ka taga, ehk siis tekib mingisugune usaldus, et võib-olla teevad ära ka ja siis sinna top 7 hulka pääsed juba siis, kui sa päriselt teed ka midagi, ehk siis sa iga nädal teed reaalselt midagi ja siis päris seal lõpus, et kuidas siis saatesse pääseda, vaat siis on juba see koht, kus nagu kõik tiimiliikmed päriselt koondavad oma energia sellesse programmi ja päriselt ka toovad mingisuguseid tulemusi koju, lahendavad mingeid keerulisemaid ülesandeid, ülesandeid, mida sul päris elus on igal juhul vaja teha. Et kui sa küsid, mida ma otsin, siis ma otsin neid inimesi, kes päriselt saavad aru, kes on nende klient, mis probleemi nad sellele kliendile lahendama lähevad ja miks just nemad on see meeskond, kes kõige paremini selle probleemi ära lahendavad. Ükskõik, kas nad teevad midagi ägedamaks või siis lahendavad mingit frustratsiooni, mis on klientidel. Nendest, keda te näinud olete, mis sellised nagu tüüpilised probleemid on või kohad, kus minnakse alt, kust jääb puudu? Hästi tüüpiline on ikkagi see, et ei suudeta välja mõelda, et kes see klient siis on ja mis probleemi ta lahendab selle kliendi jaoks, et tihtipeale võib tulla ette olukordi, kus on see solution looking for a problem. Aga seda juhtub muidugi suurtel inimestel ka, väga tihti. Nad kõik on suured inimesed juba, keskmine vanus on 30 eluaastat meil ja kõik on vähemalt 10 aastat kuskil midagi teinud juba ja enamusel on ka ettevõtluskogemus. Ehk et jah, see on keeruline, et alati on ju tagantjärgi lihtne vaadata, et jah, loogiline ärimudel, miks mitte, niimoodi peabki ju seda tegema. Aga selleks, et see leida, see võtab aega. Et see on hästi tihti probleemiks ja teine probleem võib-olla suurem just, kui me räägime valikuprotsessi hetke, on see, et viia see teadmine žüriini. Et arusaadavaks ennast teha, mida sa teed tegelikult, et võib-olla sa tegelikult oskad ja tead väga hästi ja tead ka oma roadmap'i väga hästi, kuidas seda asja teha, aga sa ei suuda nagu seda piisavalt inimkeeles selgeks teha. Et oled omas kinni, ei vii nagu seda teadmust sellele tasemele, kus on parasjagu žürii. No ja siis paneme juurde sinna, et nagu võimetus kaasata kriitilisi kompetentse, et sa pead aru saama ühel hetkel, et sul on kedagi juurde vaja, kui sa oled nagu nii kinni selles, et meie 4 alustasime ja siia nüüd kedagi juurde ei saa võtta, et see ei vii edasi. Või siis sa ei võta konstruktiivset kriitikat, ei võta õppetunnina. Sa ei kuule, keegi kogemusega annab sulle nõu, et kuule, proovi seda, mõelge see läbi ja siis sa ei kuule. Siis see võib olla ka tugevuse märk, sest edukad inimesed tihti peale lähevad ise ees. See on okei olukorras, kus sa võtad ja põhjendad ära, miks sa ei kuulanud. See näitab tegelikult, et sa kokkuvõttes kuulasid. Nõus, jaa, selle poolega ma olen nõus, aga need tavaliselt, kes nagu välja kukuvad või need, kes tavaliselt jäävadki, et idee jääbki nagu kusagile seisma, siis ta tegelikult on kinni kusagil ja nagu kui keegi isegi näitab näpuga, et näed, sa oled siin kinni, et siis ta ei kuule. Selle lõpuni on vist vähe aega, ei ole veel kuudki jäänud, kui on siis ühe võitja. Kas te juba teate, kes võitja on? Ei tea. Ei kujuta ette ka? Ei. Väga tugevad tiimid on kindlasti, kellest me veel rääkinud täna ei ole, on Upsteam, ka üliäge mõte, ilmtingimata mitte võib-olla Eestis, ja nemad on autopesijad, aga ärme mõtle neist kui siin Eesti kontekstis autopesijatest, et siin ma ei tea, ilmkülm ja kliima paha on ju, aga suured linnad ja suured turud, et mõttena väga hea ja nad on ka tehnoloogiliselt teinud lahenduse, mis on teistmoodi, et nemad on kindlasti üks favoriit kindlasti minu silmades. Tunduvad sellised, kui ma kuulan seda juttu, tõesti sellised väiksed maalähedased asjad või et kui ameeriklane teeb startup, et siis ta ikkagi lahendab globaalse soojenemise kindlasti ära ja tõenäoliselt see võimaldab ka asustada inimesi teise universumisse ümber, on ju. Aga eestlane teeb autopesu startupi. Ja me pole Decomerist ka veel rääkinud, kes teeb ju, alguses nad tegid meetilkasid, nüüd on neist saanud vist nagu me pulgad said vahepeal, et ühesõnaga vastupidi. Algus oli pulgad ja nüüd on
pilgad ja noh, okei, sedapidi siis. Ehk võimaldab mett süüa nii, et sul lapsed ei mäkerda sul tervet elamist näiteks ära. Kuidas see käib? No nende tehnoloogia on eelkõige siis see pakend, mis sulab ära selle mee ümbert. Sa luksid koos pakendiga või? Ei, sa paned tee sisse, no ma ei tea, kuidas sa mett sööd niisama. Ei, no sul ei ole mingit lusikat vaja, sa võtad nagu puhaste näppudega. Pannkoogi peale. Ei, no seda ma ei tea, kuidas see töötab, aga tee sisse või kusagil kohvi sisse või kus siis iganes keegi paneb, sa võtad niimoodi kultuurse inimesega viisakalt näppudega võtad siis nagu mett purgist ja paned endale tassi sisse ja ta sulab seal ära. Ehk noh, tehnoloogia ei ole mesi. Suhkrutüki võtad niimoodi paned. Noh, tehnoloogia ja innovatsioon ei ole mitte see mesi, vaid siis see pakend, mis sealt ümbert ära sulab, eks ju. Nad alustas ikka tegelikult pakendi väljatöötusena 2 aastat laboris sellega tegelenud ja siis see on üks aplikatsioon, kus siis tõestada, et seda pakendit läheb päriselt ka vaja, et võib-olla mõnes mõttes võib öelda, et solution looking for a problem on ju nii-öelda, aga need tegelikult töötasid välja väga huvitava materjali, mida saab väga erinevates kohtades hiljem hakata kasutama ja üks viis nüüd seda tutvustada maailmale nii-öelda ongi siis meetilgad, mida nad siis tegid, et põhimõtteliselt kui sa täna paned suhkrutüki tee, siis nüüd sa saad ka mett samamoodi panna, et sa ei pea mäkerdama. No tundub väike asi, aga eks me see ka suur lõiutas, et üks mees pani need suhkrutükid niimoodi sellisesse väikse paber ümbrisesse on ja kogu maailm on omaks võtnud. Näiteks tuletame meelde. Jah. Kas need inimesed teevad seda oma vabast ajast ja õhtuti või on keegi, kes ka täitsa hommikust õhtuni tegeleb nüüd selle projektiga oma firmaga? See mõtled top 7 tiimidest? On ikka, jaa. Ja. Seabasketi omad kindlasti tegutsevad väga aktiivselt. Upsteami omad. Reaalselt pesevad autosid ju, neil on juba maksvad kliendid ja reaalselt regulaarsed kliendid, nii et ongi ikkagi päris tööks. Enamuses nendes, kes on täna top 7 vähemalt keegi on suht täiskohaga. Et päris sellist moonlightingut ikka tehakse. Ja ma arvan, et sellest oli nii tugev juba 30, et sealt ei olekski edasi pääsenud. Kui sa ei panustaks sinna 100%, sest veel kord, äge ongi see, et nad ei ole mitte ettevõtluskonkursil, nad teevad ettevõtteid, eks, et see on vahe, et minu arvates veel siin 2-3 aastat tagasi oli kohutavalt palju tiime, kes tulid, teeks äpi. Et teeks nagu ägeda äppi, võt sükst äppi oleks vaja, on ju. Ja siis sellega see asi piirs, et seda ettevõtlust sinna taha tihti ei tulnud või üldse ei mõeldudki nii kaugele, et täna pigem on teistpidi. Et ajujaht on lihtsalt üks kiirendi. Saaks rikkaks. Ei põhimõtteliselt minu arust võetakse seda lihtsalt ühe kiirendi. Minu arust väga rikkaks on väga hea eesmärk. Super, palju parem eesmärk võib-olla kui lihtsalt teeks mingi vidina ja just nimelt. Ma üldse ei suht sellest salvast, see on väga tore, kui inimesed, ma olen ka ise näinud ju väga palju, ma olen startup intervjueerinud, ma ei tea, 100 kaupa ilmselt elu jooksul ja ongi hästi palju on sellised, et teeme kihvti asja, aga miks me teeme, kellele me teeme, me ei tea nagu päris täpselt, aga et kui inimene hakkab ikkagi mõtlema, et tahaks raha ka saada, siis ta hakkab automaatselt ju mõtlema, et aga kellele ma müün seda, kes see annab mulle seda raha, kust see raha siis tulema hakkab, et see ärimudel tekib sinna iseenesest ju külge, see on väga positiivne. Ja küll, mai lõpus on läbi, 24 mai õhtul. Keegi võidab. Ja keegi võidab. Saade on laivis ETV ekraanil peale uudiseid ja sporti, nii et siis saab vaadata, kes võidab. Selge, digitund on ka läbi. Tuletan siis meelde, palun minge kõik Spotify'sse ja otsige digitund sealt üles. Me oleme umbes ainuke Eesti saade Restart on ka, kes on Spotify's saadaval, nii et ei pea mingite keeruliste podcasti äppidega mässama. Tehke Spotify lahti, täitsa tasuta saate digitundi järel kuulata. Aga muidu kohtume nädala pärast. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.